Tšauki tšau! Meie järgmiseks videoks on juba märkamatult saanud see, et kuidas on möödunud meie esimene kuu meie beebiga, kellega on uus rutiin ja nii uskumatu, et me oleme juba liikunud siis sünnituskogemusest siia. Ma ei saa üldse öelda, nii nagu kõik teised ütlevad, et see läks ülikiiresti. Ma pigem ütleks, et kuna väga konkreetselt võtsin siis endale eesmärgiks nautida igat hetke ja igat sellist momenti, siis tänu sellele ei ole aeg lipanud nii, nagu ma kartsin, et see seda teeb. Vot, aga ma võtan siin, ma vaatan vahepeal oma notese ja võtan järjest siis esimese teemana, võtame siis, kuidas meie perena tundsime ennast, kui see elu muutus siis oli, ehk siis kuidas koju tulles see kõik välja nägi. Aga ma ütleks, et me olime vaimselt kõik kolm nii valmis tema tulekuks, et me saime nagu nautida seda, et see muutus oli nii teretulnud, et mitte midagi ei tulnud meile sellise šokeeriva või liiga teistmoodi reaalsusena, kui see on loogiline. Ma loodan, et on. Räägime siis emotsionaalsetest kõrghetkedest ja võib-olla madalhetkedest. Et kõrghetkedena ma olen siia välja toonud ka selle, et üks asi oli see, et me teadsime, kui väga Aleksander on avatud sellele mõttele ja kui väga Aleksander ootab, tõesti siiralt ootas, siis ikka on see, et teinekord sa kardad, et võib-olla reaalsus ei ole see, mida ta lootis, ehk siis, et meie kõigi hirm vanematena on ju see, et kas meie vanem laps tunneb ennast kuidagi välja jäetuna või veel halvemal juhul kuidagi hüljatuna. Et siis tekib kiiresti selline trots, on ju. Ja kõik see, millest ma enne siis ka rääkisin, et mida ma kartsin, oli see, et kuidas hakkab mõjutama beebitulek võib-olla minu suhet temaga, siis mina ise täna tunnen ja tõden seda, et ei ole muutnud, on muutnud nii palju, et positiivsema poole pealt, ehk siis kui ma enne nagu jumaldasin teda sellise lapsena, nagu ta oli, siis nüüd ma jumaldan teda lisaks sellele ka selle suure vennana, kuidas ta on. Ta siiralt näeb vaeva, et õega aega koos veeta. Ta on ainukene, Eero täna just ütles, et ta on ainukene, kes suudab õde niimoodi maha rahustada, et ta ei pea tema mingit asendit muutma või teda kuidagi meele lahutama, vaid piisab sellest, et ta on kohal ja räägib temaga. Selles mõttes nende omavaheline selline tore, armas side on juba nagu nii palju ilusam, kui ma arvasin, et ma seda näen. Ehk siis, et ikka me kartsime, et võib-olla tuleb mingisugune armukadeduse noot, aga tänaseni pean tõdema, et on tore vist näha, et seda ei ole. Me ka teeme tihedalt selliseid check-in'e, et olla kindlad, et tõepoolest kõik osapooled tunnevad ennast hästi, hoituna, märgatuna ja nii edasi. See on olnud nagu kindlasti selline nii-öelda kõrghetk emotsionaalses mõttes. Madal hetk oli kindlasti, ma ütleks, et on sellised nagu võib-olla 2 perioodi olnud, aga ma ütleks, et kõige madalam hetk oli 3. nädala pealt, kui ta oli 3-nädalane täpselt. Väljas oli selline hullult sombune ilm. Ma istusin siin diivani peal ja siis Eero vajus kell 8, veidi enne kella 8 siis siia põrandale vaiba peale ära, jäi magama ja ma nagu tundsin, et see vaatepilt hirmutas mind nii väga, et ma mõtlesin appi, sa oled nii väsinud, kell on alles 8, aga mul on õhtul sind vaja ja appi, mida ma siis teen. Ja ma tundsin üli tugevalt seda, et ma vajan enda ema nüüd ja praegu kohe. Ja umbes 8 paiku ma siis avastasin, et okei, et ma rohkem ei suuda. Ma juba nagu kartsin ööd, mis sees ootas. Kõik see üks sama rutiin, mis oli olnud, see magamistuba, see valgemeramasina valgus, see sahin ja ma tundsin, et ma vajan keskkonna muutust. Ja ma ütlesin kell 8, et ma lähen ära ema juurde, pakkisin mähkmekoti, sellel hetkel sain täiega aru, kui erinev on rinnatoidul lapsega minna kuskil ära versus, mis
selline majandamine oli siis, kui Aleksandriga oli vaja pudelilapsena kuskile minna. Et tõesti see oli nagu hea, et mähkmed on kaasas, kui ka ei ole, siis neid saab poest, mingisugune teine body, teised püksid, vanker kaasa, mis on meie jaoks nagu A ja O ja minekut. Istusin autosse, nutsin lahinal, see kuidagi ehmatas mind ennast ka, kui kõvasti ma nutsin, ehk siis ilmselgelt mingisugune asi oli kuidagi kuhjunud minu sisse ilma, et ma oleks seda nii-öelda varem läbi hammustanud. Ja siis sõitsin mega suure pinge all maale, teades, et see sõit kestab 2 tundi, mis tähendas seda, et ma ei saanud lubada endale mitte kordagi seda, et ta ärkaks ja et ma peaksin teda toitma kuskil tee ääres, sellepärast et kottpime oli ja ma ei taha istuda üksinda kottpimedas maantee ääres toita last, keda ma ei tea, kas ma saan pärast toitmist tagasi uuesti turvahälli panna, ilma et ta karjuks terve tee mul. Ehk siis, et ma olin lihtsalt nagu, ma ei tea, kas ma kordagi nagu hingasin tervenisti kopsud tühjaks ja uuesti täis terve selle 2 tunni jooksul. Aga kohale ma jõudsin, nutsin lahinal ka siis, kui ma jõudsin sinna, magasin terve öö siis niimoodi, et neiu oli mul rinna peal ja ma tundsin kuidagi, et me üldse mõlemad väga vajasime üksteist. Tol hetkel ta õnneks magas mega hästi, ehk siis ma sain ka öösel väga hästi magada. Ja siis järgmisel päeval juba olime maal ja olid talgud ja oli nii palju ilusam see reaalsus kuidagi ja nagu tõi sellist kergust, ehk siis kõik need värsked näod, keda ma nägin seal ja teine keskkond, päike, tuul puhus, nagu kõik see oli nii tore, et see oli selline üks konkreetne madalseis, mis mul siis selle perioodi jooksul on olnud. Siis üleüldse side beebiga. Põhjus, miks ma sellega siia sisse panin, oli see, et Aleksandriga ma tundsin tõenäoliselt ka sellepärast, et tegemist oli esimese lapsega, aga ma tundsin väga suurt hirmu alguse, ma isegi ütleks kuudel, nagu et see hirm oli nii palju suurem kui see nii-öelda ülevoolav armastus tollel hetkel. Ehk siis, et ma kartsin temaga nagu üksi olla, ma mäletan, et ma meeleheitlikult vajasin, et Eero oleks kodus, kuigi ta töötas meeletud tunnid. Et see algus oli tõesti, me kolisime Pärnusse, kui ta oli 2-kuune ja ma tahaks öelda, et Pärnus ma juba nagu enam võib-olla niimoodi ei kartnud, aga kõik need 2 kuud Tallinnas, ma mäletan nagu sellist ahastust pigem, oli nagu pime aeg, eks ju, kõik sellised faktorid, mis tegid selle nii palju keerulisemaks minu jaoks, et ma olin esmakordne ema, et see oli minu jaoks siuke tundmatu territoorium. Et nüüd seekord seda enam ei olnud, et see side, mis tekkis nii palju kiiremini, ma ütleks koheselt ja hirmu enam ei olnud. Et pigem oli nagu see, et okei, nüüd meid on, et kui ma tundsin Aleksandri ajal, et ma üksinda pidin temaga toimetama, siis seekord ma ei tundnud, et ma olen üksi, vaid meid on 3, kes temaga toimetavad. Ehk siis kohe oli nagu see jagatud mure on, ei saa isegi öelda pool murest, aga 3 murest on ju. Räägime siis beebi milestone'idest. Beebi sündis siis 3 kilo 360. Käisime arsti juures esimese kuu check-upil ja ta on tollel hetkel oli 4 kilo 310 ehk siis peaaegu kilo juurde võtnud, aga arvestades, et me tulime haiglast ära niimoodi, et ta oli 3 kilo 60, siis ta põhimõtteliselt on just kui kilo 300 võtnud juurde, mis on väga äge. Ise isegi ei pannud tähele seda, kui palju ta juurde on võtnud, aga kui me arsti juures käisime ja Eerota sinna laua peale tõstis, siis minu perearst ütles, voh, pončik. Ehk siis tolle hetkel minul oli seda nii hea meel kuulda, sellepärast et imetava emana, kui keegi ütleb su 1-kuusele lapsele pončik, siis see võrdub sellega, et sa oled teinud emana, imetava emana head tööd. Ma olin väga-väga rahul seda kuuldes. 51 sentimeetrist on saanud 53 sentimeetrit. Meie esimene naeratus, mida me nägime, oli 30. aprillil, ehk siis ta oli tsoiti vanem kui 2 nädalat. Ja selle esimese naeratuse sai meie sõbranja Karina. Ehk siis mina ei olnud, ma isegi ei teadnud, et veel on selline aeg, kus ta võib seda juba teha. Karina tuli eksprompt Pärnusse
ja võttis ta sülle ja sai kohe sellise naeratuse, mida me ei olnud veel näinud, mis oli nii tore. 6. mail oli siis, 2. mail oli siis see aeg, kui me läksime maale, kui mul oli see madal periood vaimselt ja maal siis ema võttis ta. Tal oli õnneks hea tuju ja siis ma nägin ka tema teist naeratust, mis kuulus siis minu emale. Ja olen siis märkinud ka, et alates 6. maist on sellised regulaarsed naeratused, ehk siis umbes täpselt 3-nädalane. Ma jah ei arvanud, ma võib-olla ka ei olnud ennast väga kurssi viinud, et millal mingisugused sellised edasiminekud peaksid toimuma või sellised arengud, siis olid väga-väga teretulnud. Seda enam, et ma ütleks, et kõik rasked momendid või sellised momendid saavad kohe ümber pööratud iga naeratusega. Ja nüüd on nagu nii lihtne justkui vaimselt nendest toituda, et iga kord, kui on mingisugune võib-olla keerulisem hetk, siis oma peas manad selle naeratava näo ja siis on jälle kuidagi meel kuidagi positiivsem. Ja alates sellest, kui ta sai 1-kuuseks nagu samal konkreetsel päeval, siis on tekkinud nüüd sellised nagu tema vastu jutustamised. Ehk siis ma eeldan, et see ka arenguhüpe, mis seal toimus selle 4 nädala pealt, siis see oli tõenäoliselt selle tulemus. Sellepärast, et pärast seda keerulist nädalat tekkisid siis need jutustamised, mis on nii armas ja me kõik 3 lihtsalt naudime neid ja natuke see on võistlus ka, kes neid temast tihemini välja saab. Siis meil on välja toodud siia, et kõhuli olemise aega umbes selline iga ärkveloleku aja peale. Väga palju me neid ei tee ja ma ei loe siis seda, mis ta meil rinna peal on, aga siin niimoodi põrandal on umbes 5 minutit. Me ei võrdle teiste lastega, küll aga me võrdleme nende piltidega, mis Aleksandrist on tehtud enam-vähem samadel perioodidel. Siis Aleksander hoidis hästi varakult pead. Tema veel pigem niimoodi ei hoia. Pead hakkas nagu regulaarselt tõstma mõned päevad enne seda, kui ta sai 1-kuuseks. Ehk siis, et hullult hästi toimivad ka need rinnal hoidmised, ehk siis, et on selline nagu kalle ja kalde peal on tal seda kõvasti lihtsam teha, kui siis põrandal niimoodi nagu lamades kõhuli. Et seda ta vist hakkas nagu esimesena Eero peal tegema. Minu peal ta pigem lihtsalt tõenäoliselt lesib ja elab oma parimat elukest, aga nüüd siis teeb ta tõesti seda nagu põrandal olles ka. Me siis kartsime pigem neid vankri ja autounesid lihtsalt sellepärast, et Aleksander oli kohe vankris ja autos väga chill ja kogu aeg vankris ja autos magas mega hästi. Siis ma ikkagi ümberringi kuulen palju seda, et kas vankris väga ei jääda või autosõidud on pigem keerulised. Siis ma sain aru, et see ei ole ka nagu by default, et need lapsed kõik seal vankris ja autos hästi magavad. Ehk siis pigem oli natuke hirmus ka. Ja need esimesed vankrisõidud olidki sellised, et ma pidin tihti kutsuma Eerot kuskil autoga järele. Ja autoga oli ka pigem nagu selline, et esimene ja teine sõit, esimene sõit oli okei. Teine sõit juba oli selline pigem nagu error, et siis oli ka see, et ta oli autos ennast täis kakanud, tal oli ebamugav, siis me sõime seal kottpimedas maantee ääres ja nii edasi, et see oli küll error, aga ütleme nii, et me teeme mõlemad piisavalt tihti, et hoida neid kuidagi hea rutiinina ja siiamaani toimib hästi. On kindlasti omad error-momendid, aga elu beebidega minu meelest ongi selline. Siis rääkides meie rutiinist. Ta on siis 100% rinnapiima peal. Me ei ole andnud talle kordagi piima asendajat ja ei ole ka plaanis seda teha senikaua, kuni endal siin kõike jagub. Siis toitumise koha pealt see Huckleberry äpp on lihtsalt nagu kulda väärt.
ja me ei ole võtnud endale seda premium account'i ja täiesti edukalt saab ka selle tasuta versiooniga läbi ja sealt näeb neid statse mega hästi. Siis tema sööb umbes 3,5 tundi ööpäevas. Sain ka oma selle mingi esimese kuu raporti, päris äge oli seda vaadata. Keskmiselt sööb ta siis 9 korda. Harjutame küll pudelit ka lihtsalt selle jaoks, et kui tekib moment, kus ma tõesti kas soovin või pean olema kuskil, a la näiteks seesama üks kinokord, kui me Aleksandriga käisime ja ta peaks sööma, siis et ta oskaks seda pudelit võtta. Või kui ma tahan kuskil küüntes käia, mida iganes, kontsertile õhtul minna, et siis ta, nagu Eero saab temaga selle pudeliga hakkama. Küll aga me ei taha, et sellest saaks mingisugune tihedam asi, sellepärast, et lihtsalt rinna peal olev laps on minu meelest maailma kõige mugavam asi ise emana, nagu ringi toimetada. Ja pumpan ma siis ka jääkappi pidevalt varusid, et oleks ühel hetkel, mida siis võtta. Ei taha seda küll väga hoogsalt teha, sest ei taha nii-öelda seda tootmist suurendada. Nii et tasa ja targu. Siis une koha pealt tema keskmine uni selline esimese kuu peale siis oli 14 tundi ja 20 minutit ööpäevas. Need uned on enamjaolt selline 2-3 tundi esimesel kuul. Seal on siis kuna ta teeb keskmiselt 3 und päevas, nagu päevaunesid siis me üritame need 3 und teha niimoodi, et üks uni on toas, pesas, nagu paigal, elutoas, niimoodi, et elu ja melu käib ja on nii, nagu ta on. Magab kaua magab. Siis päeva teine uni on vankris, õues liikuvas vankris, siis me saame ka ise liikuma ja 3. uni on siis rõdu peal seisvas vankris. See pesas ja rõdu peal olev uni võivad omavahel olla vahetuses, kui see hommikune uni ei õnnestu panna toas teda magama. Selles mõttes üritame kõiki 3 teha selle jaoks, et ta justkui harjuks kõige 3-ga. Ja öösel ta siis sööb, teeb ka nii-öelda pikad uned, nagu ma ütlesin, 11 me lähme magama, siis ta magab umbes kella 3-ni, poole 4-ni, siis sööb ja siis järgmine uni on ka pikk uni ja ta sööb umbes selline 6-7 vahel ja siis on erinevalt üldjuhul ikkagi. Ütleme nii, et esimese kuu sees ta mõned korrad jäi minuga veel edasi magama, enamus korrad ikkagi Eero võtab ta hommikul juba 7, kuna ta ärkab siis Aleksandriga niikuinii. Erinevad väljakutsed. Kas on mingisugust nagu unevõlga? Ma ütleks, et neid unetunde summa summarumilt tuleb nagu okei arv tunde ja praegu mind see katkendlik uni veel ei häiri selles mõttes, et see ei ole kuidagi mulle nagu mõjunud. Küll aga ma tunnen, et tekib, inimene on harjumuse ori ja kui tekib see moment, kus sa oled harjunud, et okei, muidu ma öösel siis vahetan poolt, annan rinda ja ta jääb kohe edasi magama, siis kui ta ei jää kohe edasi magama, siis veits on nagu selline, et come on, chick, nagu meil oli kokkulepe, aga samas ma ka tunnen, et mul on kogu aeg võimalus siis öelda Eerole. Kahju on küll see, et Eero magab hästi palju tööd juba elutoas diivanil, eriti kui on selline karmim või raskem päev, siis ta juba eos arvab, et tuleb karmim või raskem öö ja siis ta jääb siia elutuppa diivanile kuidagi nagu on standby, mis on kahju, sellepärast väga palju tööd ikkagi ta saaks, tähendab enamus ööd ta ikkagi saaks nii-öelda magada voodis õhtust hommikuni välja. Küll aga siis ta magab lihtsalt siin. Siis on siin välja toodud vaimne tervis, siis nii-öelda vaimse tervise poolest mingisugune väljakutsuvam periood. Ja ma ütleks tõesti, et sellised 2-3 kurba päeva, üks nendest oli eile näiteks. Eile ma olin tõesti, kõik tundus väga kuidagi halb,
Tundus, et ma olin kuidagi väga üksi kõiges selles ja hakkad kohe kuidagi kaalukausile panema seda, et kui palju keegi ajaliselt nagu panustab, mis oli number 1 asi, mida ma lubasin endale, kui me Eeroga arutasime enne tema sündi, et me kindlasti ei hakka nagu tegema, et mingit võrdlusmomenti ei tekiks. Siis eile oli nagu see päev, kus ma tõesti langesin selle küüsi, küll aga täna on juba väga palju parem. Eero ütles, et meil ilmselgelt see witching hour siis on, sest ühel hetkel tekkis, kui ta oli vist äkki 3-nädalane, siis meil tekkis see, et kella 9-4 tema enam magama ei jää ja siis tekkisid need mingisugused ebareaalsed mingid 4-tunnised ärkveloleku ajad, kus see päädis lihtsalt siis sellega, et ta kussutas teda 2 tundi siin ja Pihv lihtsalt karjus ja mitte miski ei aidanud. Mina ei aidanud mitte midagi, aga et ta siis kussutas nii kaua või nagu lasi tal siis nutta nii kaua, kuni oli selline moment, kus ta oli nõus uuesti rinde võtma ja oli lootust, et ta jääb siis magama. Et see oli küll selline pigem keeruline periood. Nüüd mõned päevad juba ma ütleks, et see on ära kadunud. Midagi ei tohi öelda, kõige osas sõnud ära, aga jah, et praegu ma ütleks, et vist on okei. Ja minu jaoks lõpuks, mis ma siis välja mõtlesin, kõik need asjad, mida ma plaanisin või nagu mida ma arvasin, ehk siis, et ta väga ei kannata kandelina ega kõhukotti. Ma vaatan suure imetlusega kõiki neid vanemaid, kes saavad enda peepsusid siis kõhukotis kanda. Me lähme nüüd kõhukoti jahile ka Tallinnasse ja vaatame, äkki me leiame midagi, mis talle sobiks, siis see kandelina on nagu aidanud mind paaril korral päris palju, sellepärast, et ei jaksa lihtsalt teda nagu hoida pikalt, küll aga kui ta tuleb siia. Aga see on aidanud just nagu nendel momentidel, kus on olnud see konkreetne freak out moment, et igapäevaselt niimoodi, et ma saaks oma toimetusi teha selliselt, et ta hängib mul siin sees, siis seda veel kahjuks ei ole. Mida ma väga loodan, et nii nagu me pudelit harjutame, siis ma loodan, et kui kõhukott tuleb, siis äkki kõhukotiga ta annab natukese rohkem nii-öelda andeks. Ehk siis kõhukotti ta ei võta, lutti ta ei võta, mis on jälle tema puhul selles mõttes keeruline, et ta on nagu sünnist alates nagu oma käsi siis otsinud, et tal on nagu pidev vajadus, pidev selline imemisvajadus ja ta läheb sellest nii stressi, mis tähendas seda, et ka külmade ilmadega ma ei saanud panna ta käsi sinna kombeka varrukatesse ja ma ei saa teda kokku pakkida burritoks magamise ajaks ega ka panna teda sellesse magamiskotti, kus käed on üleval, sellepärast, et tal peab olema võimalik need käed siia suu juurde tuua ja neid lutsutada, mis et kui ta võtaks lutti, siis oleks märksa parem, aga me proovime edasi. Ja ma tean, et see on ülikontroversial teema ja tegelikult ei soovi üldse kellegi. Ma arvan, et kõik teevad hästi enda valikud ja igalühel on omad põhjused, miks nad seda ka teevad. Siis meil on ka beebikiik, mis on nagu üks selline asi, mis ma mäletan, et Aleksandri ajal võib-olla aitas hädast välja sellel hetkel, kui oleks tahtnud lihtsalt ise kiirelt ära süüa, et see tema meelt lahutaks või mis iganes, et selle peal ta ei ole. Tähendab, nüüd me ei ole ka proovinud tükk aega, aga ütleme nii, et esimesel 3 nädalal me mõned korrad proovisime ja tal on kohe konkreetne error nagu, et ta ei soovi. Ja võib-olla ei olegi tarvis, et võib-olla see beebibjörni tool ajab ühel hetkel ise selle asja ära ja võib-olla seda kiiku ei olegi nagu väga vaja. Väiksed rõõmud ja ilusad momendid on kindlasti esmakohtumine Aleksandriga, meie vendadega, vanavanematega, tema vana-vanaemaga ja siis 2 minu sõbrannat, Karina ja Elisabeth olid ka siis need, kes esimese kuu sees teda nägid ja said uti plutitada, nii et 2 tädi on ka nähtud, mis oli nii tore, sest ma tõesti arvasin, et ma pigem ei soovi üldse mingisugust kokkupuudet esimese kuu sees. Elu tegi omad korrektuurid
õnneks läks kõik maru hästi ja kõik on vastutustundlikult käinud külas ja lasknud meil külla tulla siis, kui kõik on terved. Siis need Aleksandriga jutustamised, mis on nagu, mu terve galerii on täis siis neid klippe nendest kahest, mis on imearmas. Lihtsalt ma võiks neid vaadata, ma ainult jälgiks neid kõrval. Issa, mul on nii hea meel, et meil on kombeks jäädvustada asju ja mul on hea meel, et meil on kombeks nendest nagu kokku lõigata mingi asi, et see on ka pärast vaadatav, mitte et mul on lihtsalt galerii täis mingisuguseid klippe, mida ma võib-olla enam kunagi ei näe ega ei vaata, sest neid on 30 000, eks ju. See, et me käisime 5-päevaselt seal fotosessioonil Mona juures, ma panin selle emadepäeva fotosessiooni aja arvates, et see neiu on juba mingi kuuajane selleks ajaks, kui me sinna lähme. Jeebus Maria ja siis ta ei tulnud ja siis ma juba kirjutasin Monale, et nagu nüüd, isegi kui ta tuleks praegusel hetkel, mul on tunne, et ta on liiga väike selleks hetkeks, kui me tuleme pildistama. Siiski me tegime otsuse minna ja ma mäletan veel, et suht keeruline päev oli enne seda ja ma olin temaga kell 4 seal voodi peal ja kussutasin teda ja mõtlesin, et issand, Jumal, anna mulle märku, kas ma peaksin minema või kas see on liiga mingi pushimine ja selline mõttetu stretch ja kas sellest on rohkem pinget ja kahju kui kasu ja rõõmu. Ja ma istun ja ühel hetkel tunnen, et ma hakkan lihtsalt nagu iseennast üles haipima. Et come on, ta on 5-päevane ainult üks kord, mega hea, sa saad minna, sa saad imeilusad pildid, kõik teised on valmis, Aleksandr on valmis, Eero on valmis, sina oled valmis lihtsalt nagu tõmbase kampsiks selga, suvase dušš, ma läksin nagu täiesti pesemata sinna, juuksed olid kammitud. Et suvase dušš ja mis iganes, et mine tee see ära. Mul on hea meel, et me tegime seda. See oli tõesti, täna on neid pilte nii tore vaadata ja ma tean, et ma olen tulevikus mega tänulik meile, et me selle otsuse tegime. Siis tema aevastused, Jeebus Maria, need on nagu lihtsalt kõige nunnemad asjad. Üldse, ma mäletan neid Aleksandri ajast ka, see, et see on nagu välja kirjutatud abtšuh, mis tuleb lapsel, on lihtsalt maru naljakas. Ja kõik rinnal magamised, mis on ka, ma Instagramist näen seda, mida emad kirjutavad, et asjad, mida nad igatsevad selle imiku ea juures ja üks nendest asjadest on siis beebi rinnal magamine, mida meie beebi praegu teeb ja ma jumaldan seda. Ma tean, et ühel hetkel ma jään seda väga igatsema, aga praegu ma naudin seda saajaga. Kuidas on beebi sinu vaadet elule siis muutnud? Miks ma selle siia panin? Põhjus on ka see, et me ei ole küll esmakordsed vanemad temaga praegu. Me oleme Aleksandriga selle kõik läbi teinud, aga mis on nüüd esmakordne on see, et kui Aleksander tuli, siis me olime ikkagi täiesti nagu oravad rattas. Elutempo oli mega kiire. Me läksime kohe mõlemad täiskohaga nagu mingi tööle ja kooli ja rapsisime täiega minna. Nagu see tempo oli ebareaalne. Siis nüüd on nagu nii-öelda, et kuidas see vaade elule on nagu muutunud, on see, et võtta aeg maha, naudi neid momente ja õnneks siis ka kõik rakendub Aleksandri peal samuti. Sarnaselt sellele, kuidas meie beebi puhul siis iga päev on oluline neid hetki märgata ja enda mällu jäädvustada, siis samamoodi Aleksander, kes täna on 11, temas toimub ju ka palju muudatusi, mis on ka kõik väga oluline märgata ja meelde jätta ja kuidagi mõlemal lapsel on ju selline igapäevane mega suur areng toimub praegu. See võtta aeg maha ja märka ja ammuta neid momente on hästi suur klikk, mis on toimunud pärast beebi sündi. Ehk siis jah, ma ütlen, et see uus
perspektiiv on 100% see, et võtta aeg maha ja ka see, et üks päev korraga, ehk siis, et ma mäletan Aleksandri beebi ajast seda, et kui oli halb päev, siis ma mõtlesin nagu, et issand, nüüd ongi kogu aeg niimoodi ja nüüd jääbki niimoodi appi, noh, et issand, see beebiaeg on nii raske ja kui oli hea päev, siis ma olin mingi okei, nüüd on nii, meil on asi käpas, super, noh, teen kõike seda, mis ma tegin täna, siis see on retsept selleks, et kõik need päevad oleks sellised nagu igatepidi sa paned ennast pettuma mingil ajahetkel. Sa kas ootad midagi väga-väga head või su ootused on nagu nii madalad, et sul lihtsalt kassib ära, on ju. Üks päev korraga, keskendume tänasele, kui on keerulisem päev, siis lihtsalt nagu veereta see päev kuidagi õhtusse. Ja kui on head päevad, siis samamoodi lihtsalt naudi praegu seda päeva ja ära mõtle, et issand, ma loodan, et homme on samasugune või okei, mida ma täna sellist tegin, et see mitte midagi tegelikult ei sõltu meist, eks ju. Et see beebi teeb, mis ta tahab ja mis ta heaks arvab. Nii, korraks sai haku tühjaks, aga viimase teemana on siis tooted, mis meie jaoks esimesel kuul olid asendamatud. Ja järjest olen siia siis märkinud. Meil on selline asi nagu Naieli kandelina, mis on siis särgi kujul. Ehk siis, et sa ei pea seda kandelina endale ümber pakkima iga kord, vaid sa tõmbad särgi selga ja siin juba on õiges asendis need linad. See on siis midagi, mis meid on nendel hetkedel, kus tal on täiesti selline endast väljas nutt, kus mitte midagi ei aita, kaisutamine ei aita, rind ei aita, mitte midagi ei aita, kui ainult see, et ma panen ta kandelinasse, lähen palli peale ja hüppan. See on nagu see, mis ajahetkedel ta on välja aidanud. Ja ka tegelikult nagu natukese oleme saanud seda nii-öelda nunnut bondimist teha, ehk siis kus ta mul siin kandelinas on. Ja Eero jaoks see moment, mis ma näen, et võib-olla tema tahaks ka beebiga siis läbi elada, on see, kus ta on seal kandelinas, siis nii-öelda tekib siis ilmside, mis on lihtsalt tema need väiksed, mis ma nimetan neid nagu hirve silmadeks, on nii nunnu ja see, kuidas ta vaatab niimoodi ja sa saad aru, et see väike hing lihtsalt jumaldab sind ilma, et sa peaksid palju tegema. Et sa oled lihtsalt tema jaoks olemas ja lihtsalt see nagu puhas imetlus, millega ta sind vaatab. Sellepärast on kõhukotid ja kandelinad minu meelest ühed imelised asjad. Ta lihtsalt ei taha seal päevad läbi olla, sellepärast, et ta ei kannata kuskil kinni olla. Ta ei kannata üldse, kui ta jalad või käed või kuskil miski teda piirab. Aga et see kandelina on olnud meie jaoks väga suur abimees nendel hetkedel. Ja siis on see Naieli Sleep Carrier ka, mis on siis see kookon, mida esiteks me nagu transpordime vankrite vahel, teda tuppa sellega, kuna me oleme 4. korrusel, siis sellest on, ma saan aru ka ühel hetkel palju kasu, kui sa oled kuskil ära ja ta peab sul magama kuskil, kus sul ei ole, ma ei tea, mingit pesa või eraldi voodit või mis iganes, et see on hästi hea ja mugav. Eero on teda ka sellest nii-öelda magama kussutanud nendel pikkadel õhtutel, mis neil siin siis on olnud. Et see on tõesti selline imeline, ma kirjutasin sõbrannale, et ma ei tea üldse, ma ei arva üldse, et mul seda mingi vaja läheb ja ta näitas, kuidas nemad seda nagu kasutasid. Ja ma mõtlesin, et issand, see on nagu mingi siuke trenditoode ja üldse pole vaja. Ja siis ma näitasin seda Eerole. Eero oli kohe mingi, et hallo ja. Ma ütlesin, et ei, et meil ei ole vaja ja ilmselgelt, issand jumal, ma ei tea, ülevalgustatud täiega juba, aga panen ennast siis veitsa siia, võib-olla on parem. Ehk siis ühesõnaga jah, et see Sleep Carrier on meie jaoks olnud vaieldamatult üks parimaid tooteid. Siis see sama suur sinine pall, mille peal me hüppame. Ma arvasin, et see saab kasutust ainult raseduse ajal ja ilmselgelt mitte. Samas ma ka kartsin, et võib-olla, sest ma olen ka kuulnud seda, et paljud
hüpitavad siis oma last magamisel, ma ei tahtnud ka seda teha, ma ei tahtnud, et tal tekiks see nagu harjumus ja üldse ei ole tekkinud, see lihtsalt aitab nendel momentidel, kus on vaja intensiivsemalt kustutamist, aga mitte sellepärast, et ta nagu harjunud on, vaid lihtsalt sellepärast, et võib-olla on keskmisest raskem moment. Siis meil on see pesa, kus ta siis hängib selline pesa. See on siis statsionaarselt meil siin kuidagi elutoas, ehk siis, et kui Eero ta ka õhtul magama saab ja kohe teda mulle voodisse ei too, siis ta magab selles pesas siin hea turvaline, ei keera ta ennast kuskile ja väga mõnus asi, mida et seda ka iga kord, kui me lähme Tallinnasse või maale, siis võtame kaasa, et selle peal on nagu hea mõnus pikutada. Siis meie jaoks see valik, et meil on 2 vankrit, ehk siis nagu ma ütlesin, meil on 4. korrusel, meil on rõdu. See, et meil on rõduvanker, kuna ta iga päev magab nii õues vankris nagu jalutades kui ka rõdul, siis seda oleks liiga palju tassimist minu jaoks. Ehk siis see 2 vankrit, mis võib-olla alguses tundus nagu mingi, kas on vaja ja absoluutselt oli vaja. Siis Kidsmedi rinnapump, mis on halleluja, nii suur edasiliikumine või edasiminek sellest, mis mul oli Medelase käsipump Aleksandriga. Ma mäletan, et mul olid sõrmed valusad, randmed valusad ja ma saan aru, et see tegelikult on nagu hea trenn kätele, aga tõesti ma ütlen, et see vahel mul oli juba selline tunne, et see ei ole väärt seda nagu. Ja ma mõtlen, et ma imetasin nii vähe aega, et tegelikult ma tagasi vaadates saan aru, et seda ei olnud ka väga palju, kui ma seda pumpa kasutasin, aga mul on tänase päevani eredalt meeles, sest praegu selle Kidsmedi pumbaga on lihtsalt imeline. Ja kuna ma seda ka igapäevaselt kasutan, siis tõepoolest ma saan täiega aru, mis haip see on ja seda tõesti igal pool täiega soovitatakse ja põhjusega. Siis Voxi soojakott, hetkel meil on see Skylight või Light, mingi versioon, ka mega hea, ikkagi see, et sa saad panna mingi, et praegu ta on meil mitu päeva olnud toariietega seal sees, lihtsalt müts, isegi sokke pole, minu jaoks hästi oluline, et jalad saaksid võimalikult palju paljalt olla, imeline teda seal turvahallis sellega transportida ja selle kookoni sees sellega, et tore on, kui ei pea last kogu aeg sisse mässima. Siis see Kido bambustekk on täiega kasutust leidnud, täiega nagu üks nendest toodetest, mis on igapäevaselt kasutuses ja lihtsalt see, et ta on nii raske. Ma isegi ei ole vaadanud, kas see on seal kodulehel kuidagi välja toodud. Aga ma ütlen, et talle ei sobi üldse need mingisugused kerged, ta tahab hullult, et tal oleks, küll ta ei taha mingisugust nagu piiratud tunnet, aga talle meeldib magades kõik raske, mis tema peal on. Ehk siis on see mu käsi, on see tekk absoluutselt täidab ka seda otstarvet, et minu meelest tema hea kvaliteedi juures teine suur pluss on see, kui raske ta on. Ja sellega ei hakka palav, mis on ka tema juures hästi oluline, et tšikile meeldib nagu 0 palavust. Ehk siis ma ei tea, kelle laps ta on. Siis Isofix iste, mis jälle Aleksandriga ei olnud meil. Meil oli 3 vankerkäru ja turvahäll tollel ajal. Ja ka ma mäletan seda kuidagi hullu mingit sättimist ja mis on selles mõttes tore, sest ma olen pidanud praegu seda turvahälli 1 kord kinni panema tal nutvast peast, kui me 2 maalt tulime. Ehk siis, et tore oli see, et ma selle nutva lapse kõrvalt oskasin seda juba teha. Kuna me pidime siis ostma auto uue, meil oli eelnevalt kaubikus, oli 3 kohta, siis ma ütlesin Eerole, et okei, et kui me ostame auto, kus see Isofix kinnitus nagu on olemas, et okei, et siis me võime vaadata. See Isofix on nagu mega mugav, tõesti mega mugav, üli hõlpsalt sisse välja, saata nagu keerata selleks, kui sa teda seal sätid kuidagi, ühesõnaga igatepidi maks prima valik, jälle saan täiega aru, miks vanemad selle kasuks otsustavad. Ja viimaseks on siis, ma olen kirjutanud siia nagu kaasalööv partner, hands-on partner nii-öelda,
et see esimese kuu jooksul just nimelt peaks olema ülihea kommunikatsioon ja üliselgelt väljendatud ootused üksteisele, et see ema ikkagi on selle lapse all imetamisega kinni väga suure osa ajast. Et minu meelest üle 100 tunni toitsin ma teda esimesel kuul. Ma otsin selle raportiga ülesse. Et imetamine on midagi, mida saab ema teha üksi, aga kõike muud, tõesti kõike muud, on need kärutamised, magama panemised, kussutamised, ärkveluleku ajal meelelahutamised, mida iganes, vannitamised, mähkmevahetused ja nii edasi. Et kõik need, nii palju kui on võimalus, ja need partnerid on kodus mõlemad, siis ma ütlen, et see on ikkagi nagu kulda väärt, kui pannakse mõlemad käed külge. Et jah, ma ütlen, minu õnneks on see, et õhtuti jah, ma ei saa magada sellel ajal, kui ta nutab siin, sest ma lihtsalt ei suuda ennast välja lülitada, siis ikkagi see, et ma saan olla voodis pikali, on jällegi kulda väärt. Ja see, et ma saan ta hommikul anda, hommikuti ta siis ei nuta, hommikuti Eerol õnnestub ta sinna esimesse unne ise panna, et ma olen väga suure osa nendest päevadest esimese kuu jooksul saanud ise ikkagi 9-10 magada, sellepärast, et ma annan ta kella 7 Eerol ära. Minu soe soovitus on tõesti kuidagi jagada nagu seda koormust. Võt. Aga selline oli meie esimene kuu. Aleksander, saad tulla korra või? Nii, osa kuire. Kuidas sulle on tundunud esimene kuu? Väga äge. Väga äge või? Armastan seda kõige rohkem. Sa oled nii nunnu. Veel rohkem, kui ma arvasin. Sa oled nii nunnu. Kas on nagu midagi, mis on raskem ka, kui sa arvasid või? Ma arvan, et tegelikult on just lihtsam see, et ma mõtlesin, et ta kogu aeg hakkab nüüd öösel nutma, et ma pean ärkama. Ärkan ise ka üles, aga tuleb välja, et ma lihtsalt ei kuule tema seda, ehk siis... See on nii tore. Ainult see on raske, et kui hakkab röökima, siis on raske telekat kuulda. Ainult see. Aus. Ja täiega, aga õnneks sa vaatad enamjaolt Netflixi ja siis seal on subtiitrid all. Jep. Aga jah, ma olen nõus, ma ei kuule ka 15 küsimust kunagi, kui ta nutab. Aga minu arust on kõige ägedam elu, mis on veel olnud. Ma olen alati tahtnud õde või venda. Kui olla aus, oleks rohkem tahtnud venda. Aga kas sa tunned, et Georgi on natuke seda venna rolli täidab sul või ei? Oi, Georgi on mu vend. Ta ongi, ei ole mingi venna moodi, ta on mu vend. Okei, sest mulle ka tundub, et sul on nüüd nagu väike vend ja väike õde. Mis on täiega? Täiega. Ma isegi ei arvanud, et on tegelikult beebiga nii lõbus ka, et ta päriselt suhtleb nagu minuga. Eriti minuga. Ma ei ole vist isegi kuulnud, kui ta teiega suhtleb. Minuga ta mingi... Ma räägin temaga vastu. Ja, täiega. Siis ma küsin, kas sul on hea tuju, teen talle musipõse peale, siis ta mingi jee! Ta on täiesti suu lahti. No ma ei oska väga teha, tal on nii ümar suu nagu. Täiega ma ütlen, kui ma näen, kuidas ta vaatab sind ja kuidas ta reageerib, siis ma täiega näen ka nagu she loves you a lot. Nii äge. I love her a lot. I can see that. Nii äge. And I love you too. Nii tore. Thank you for being the best big brother. Aitäh, et sündisid ta. Thanks sulle. Kui sul on karv siin. Mis on? Juuksekarv. Vot, aga thanks vaatamast.
ma arvan, et tuleb vahepeale mõni vlog ka, aga kui ei, siis näeme juba 2 kuu update'il. Tõenäoliselt tuleb mõni vlog. Ikka. Ja meie sünnipäevad tulevad Eeroga, nii et tulevad sünnipäeva vlogid ka. Vot, tore. Thanks vaatamast ja järgmise korrani. Ja, tšau. Tšau.